vaimses mõttes. Tuleme selle loori taha nüüd siis, mida me siin oleme 50 minutit varsti juba sillutanud ja silunud ja vahutanud. Mis te teete? Hakkame pihta sellest ideest, mida te teete, mis teid kolme tegelikult kokku tõi. Hakkage kuskil pihta, räägime, kust sai idee alguse, millega te üldse tegelete? Äkki kõigepealt tutvustame enda rolli ja kus me töötame, on ju? Tohi. Ma alustan. Kohe näha. Mina olen Viljandimaa noorte ettevõtlikkuse koordinaator ja sellise Lõuna-Eesti regionaalse projekti nagu Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored, projektijuht Viljandimaal ja töötan Viljandimaa arenduskeskuses ja Kätlina. Ja siis mina töötan ka Viljandimaa arenduskeskuses ja olen vabaühenduste konsultant seal. Mis see vabaühendus? Vabaühendus on siis MTÜ-d, sihtasutused, kogukonnad, ehk siis kõik inimesed, kes teevad midagi oma algatuslikult. Siis on sõltumata äri või mitte äri suurusest või selle tegevus suurusest? Ja, et kui tuleb inimesele idee, et võiks midagi kogukondlikult korda saata, siis ta võib vabalt sammud minu poole seada ja siis koos minuga mõelda, et mida teha, kus kohas selle jaoks raha saada, kas oma tulu teenida, kas MTÜ-d luua, kas veel kedagi juurde haarata, ehk siis arenduskeskuses on meil tegelikult veel palju spetsialiste, keda me saame punti võtta ja siis aidata inimesed suure sammuga edasi. Ja kogu see tugi on tasuta. Ja see aeg vist on ju ka vabaühendustel ammu läbi, kus tegelikult MTÜ-del, kus enam tulu ei teenita. Ja see on üks selline vana viis MTÜ-sid tõlgendada, et see koht on see, kus tulu ei teenita, ehk siis nagu väga tugevalt liigub nüüd sinna poole, et pigem ikkagi oma tulu peab olema selle jaoks, et jätkusuutlik olla. Et selline projektipõhine on nagu... Vanasti vist tulu võis olla, tulu kulupavad nullis olema, äri kasumit tohtnud olla. Ei ole nii. See ei olnud vanasti ka nii. Okay. Ja, et sul võib nagu tulu tekkida ja peakski tekkima, see on täiesti normaalne olukord lihtsalt, kui sul on osaühing, sa saad seda dividendidena välja maksta, aga MTÜ-st ei saa, et jääb sul nagu sinna tula. Ei ole niimoodi, et aastavahetuseks pead kõik raha ära raiskama ja siis nullist alustama ei ole nii. Siuke mulje ei vanast, et MTÜ-d ongi. Ei ole. Et see võib-olla tuleb sellest mitte tulundusühing sellest. Ja tegin 1 miljon käivet, nüüd ma pean kiiresti 2 aega võtta, ma selle kulud näitan ära. Kus ma nüüd kõik selle raiskan? Ei ole niimoodi. Ja. Et aga ja teisalt ma siis olen ka Viljandis Bonifatiuse gildi perenaine, ehk siis seal olen ka nüüd üsna üle 10 aastat toimetanud ja võib-olla see andiski nagu sellise tõuke, et ma võiksin olla ka vabaühenduste konsultant, et kuna ma ise olin siis MTÜ-s toimetanud väga pikalt lihtsalt ja ma tean, kuidas seal teha ja millised nipid on ja siis nii ongi. Aga mis te teete? Nagu alguses põgusalt rääkida olite autos, tulite häkatoni? Otsisime koostöö kohta tegelikult, et jah, see oli see, saame väga hästi läbi ja tahtsime teha koostööd ja nüüd sealt siis sündis selline uus reaalne mudel, mida siis rakendatakse järgmisest aastast üle kogu Eesti ja mis mingil määral on mõeldud natukene nügima võib-olla nagu seda Eesti ühiskonna toimimisviisi sellises suunas, kus siis noored ja täiskasvanud, need antud juhul siis noored ja erinevad vabaühendused üle Eesti. Kogukonna eestvedajad justkui, et nad võtaksid ka siis oma piirkonna noori endale punti ja nad teeksid asju koos. Jah, et see on selline põhiidee. Ja Kätlin tõi ükskord ülihea nagu näite niimoodi, et noori ei kaasataks ainult mingi kuskile peole pinke tassima, vaid et nad oleksid reaalselt nagu... Nad saaksid päris ülesandeid, nad saaksid päris vastutust ja oleksid nii-öelda võrdväärsed partnerid ja mitte ainult ühe sündmuse raames, vaid lihtsalt aastaringselt. Täpselt, jah. Et see tekiks nii justkui nagu selline aastaplaan, ehk siis see noorte ja kogukondade häkaton, mida me siis korraldasime 25 tunni jooksul. Seal siis kohtusidki Viljandimaa ja Jõgevamaa kogukonnad ja nende samade kogukondade noored. Ehk siis meie mõte oli kutsuda sinna mitte niimoodi, et sa tuled oma lapsega
kuigi lapsi oli seal ka ja see on ka okei. Mis see tähendab laps? Selles mõttes, et sa oled kogukonna eestvedaja, võtad oma lapse kaasa, et su laps nagunii, kui sa oled juba see küla hull, et ta nagunii on kõik need pingid ära tassinud ja ta teab täpselt. Kõik piletid ära kontrollinud. ja parkimiskorraldust teinud ja kõik, et pigem võtta need noored, kes võib-olla seal on, meie sihtgrupp oli tegelikult 16–26 ja et võtta kas või naabrilaps, et keda sa tegelikult ju tunned, aga sa ei ole temaga mitte kunagi koostööd teinud. Et just seda järelkasvu tekitada, et seal kogukonnas asjad liiguksid ja oleksid nagu ühiselt tehtud nii-öelda. Ja neid noori tegelikult oli sinna ülikeeruline leida. Et kuna me sellised tingimused ette panime, miks mitte, ma ei tea, noored emad, noored isa, kes tegelikult võib-olla hetkel ei käi tööl, aga nad saavad osaks kogukonnast, et neil on oma koht, kuhu minna ja kus olla vajalik ja kõik need baasvajadused, mis on inimestel, saaksid täidetud, et tegelikult sinna sai meil väga äge seltskond kokku, kuigi oli nagu väga-väga palju tööd sellega, et nad sinna kokku saada. Üks äge seltskonna liige on Gert. Ja Gert tuli. Kuidas sina sinna jõudsid? Kas otse VIP kutse või viis elu kuidagi teistmoodi sinna? Kas sa kutsusid Karli otsa? Ma käisin üks kord enda töö raames juhuslikult Pilistveres ja siis ma seal kohtasin sellist ägedat noort meest nagu Karl Heinrich Bruun ja ma nägin, kuidas tema seal kogukonnas teeb mitte millestki midagi, üliinspireeriv. Peamiselt toimetavad seal koguduse majas, kirikus on, mis on 800 aastat vana isegi. Pastoraidis, peamiselt on pastoraidis ja kirikus. Et siis hetkel suurem osa, kuna talv on tulekul, siis pastoraidis, muidu suveti oli ka kirikus ka. Igal juhul seal ma selle kogukonnaga tuttavaks sain ja siis, kui see häkaton hakkas toimuma, siis ma Karlile ütlesin, et raudselt tulge kohale. Ja eks nad tulid sinna selliste nagu mitmesuguste ootustega, aga see formaat oli meil üles ehitatud spetsiaalselt niiviisi, et nad saavadki seal omavahel tuttavaks ja saavad neid tegevusi teha, saavad sotsialiseeruda, saavad, et neil ei tekiks nagu seda, et nad tulevad ja 25 tundi järjest on mingisugune tohutu ajurünnak, vaid et see komplekt kokku just kui sellest tekkis selline mudel, mis pani nad omavahel, tekitas justkui sellise mitte sõprussideme pani nad suhtlema. Just, et nad nüüd suhtlevad ka edaspidi ja neil tekkisid nagu ühised kanalid, mis oligi nagu ka kui me seal uurisime sügavuti seda, et miks siis noored ja kogukonnad ei tee koostööd oma selle koolituse raames, siis tegelikult üks hästi suur põhjus oligi see, et neil on lihtsalt erinevad platvormid, kus kohas nad suhtlevad. Nad ei saa omavahel kokku, neil ei ole nagu sellised kokkupuutepunkte ja siis istuvad need kogukonnad, kes ütlevad, et need noored, need ei tee seal midagi ja kuidas me nende juurde saame ja aga nad ei kutsu ka ja noored ka võib-olla, et ka küsitlustest tuli välja, et tegelikult me tahaksime teha, aga me ei tea, kuidas me saame nendega tuttavaks või kuidas siis koostöö välja peaks nägema. Aga seal nad saidki konkreetsed rollid endale ja konkreetsed tegevused, mida nad tegelikult nüüd hakkasid tegema. Jah, et ühest küljest kõik häkatonil osalenud kogukonnad said väga tegijate, mentorite juhendamisel arendada enda kohalikku ideed. See sündis seal või see võeti kodud kaasa juba see idee? Nii ja naa. Meie võitsime kodud kaasa. Ja et ühest küljest nad siis saidki etapiti läbi käia selle mingisuguse konkreetse idee, aga teisalt ja võib-olla isegi, mis on mingis mõttes veel olulisem, nad said harjutada seda uut viisi, kuidas asju võiks teha. Et nad said mudeldada sellist teisiti tegemise moodust ja kui me seda programmi disainisime, siis me panime tegelikult väga suurt rõhku kõikide nendele soojendavatele tegevustele ja seda, et oleks garanteeritud see selline turvatunne seal, et nende kõikide kõrgemad ajufunktsioonid võiksid kenasti tööle hakata. Ja mina ka siis koos Urmo Reitaviga modereerisin seda ja natukene ennem üritust oli küll see hirm, et mis siis saab, kui näiteks noored ikkagi jäävad kuidagi natukene kõrvale nendes töögruppides või kui on grupis rohkem noori, et kui just täiskasvanud jäetakse kõrvale. Ja siis selle jaoks olime me ka igasugused nagu asjad välja mõelnud, aga
seda ei olegi nagu vaja. Üldse ei on vaja. Ja noh, näiteks mida teha sellisel juhul, et kogu see mentorite seltskond ja meie ise ka olime ette valmistunud näiteks selleks, et kui juhtubki see olukord, et istuvad laua taga kogukond ja noored, et mida teha siis, kui näiteks kogukonna eestvedajad, aga me pole mitte kunagi seda teinud. Ei, me seda ei proovi, nii me ei saa teha, on ja. Ehk võib-olla ei anna ka sõna näiteks noortele üldse, et nad kõik saaksid sõna ja kõik oleksid nii-öelda võrdsed sellel hetkel seal, kui nad seda oma asja teevad. Aga see juhtus hästi loomulikult. Selline see oligi, see õitses, see oli mega lahe. Ja see oli üli hea kogemus. Ja noh, ongi nagu, et Catherine nii-öelda, et mis oli see nii-öelda see, võib-olla võib nimetada selle valuks, selle ürituse korraldamisel, ehk siis Catherine'i poolt võib-olla siis see, et vabaühendustel ja kogukondadel, et neil ei ole väga palju juurdekasvu, on ju. Ja siis mina nagu noortevaates oli see, et noortel on suhteliselt väikene sidusus enda kodukohaga ja me tegelikult lahendasime 2 kärbest 1 hooviga. Et kogukondadel juurdekasvu ja noored kogukonda sisse. Sest et nagu ma ennem rääkisin ka, see sidusus tegelikult on üks peamisi asju. Ja noored ka sihtgrupina, ehk siis ka nagu üks asi, mis välja tuli, oli väga selgelt see, et seal kogukonnas küll tehakse asju, aga noored ei tunne nagu ennast puudutatuna. Nad ei lähe näiteks kohale, nad ei ole nagu, neid ei kõneta see. Ja tegelikult eestvedajad tihtipeale ei tea, mis neid kõnetab, on ju. Et kui neil on noored pundis, siis tegelikult on võimalik ju küsida, on ju. Mis teid huvitab, mis teid kodust välja toob, on ja mis tekitab selle olukorra, et sa võtad sõbraga kaasa. Ehk siis me nagu loodame nüüd, et need noored, kes seal olid, oskavad ka nüüd anda edasi seda, mis toimus oma eakaaslastele, sõpradele, vanematele, noorematele, nii et ka tuleb sinna nii-öelda eestvedajate punti veel neid noori juurde, mitte ainult see 3+3, et 3 oli meil praegu kogukonnast ja 3 oli siis noorte hulgast, nii et see seltskond laieneks veelgi. See viibki mind järgmise küsimuseni ja alustus Gert sinust. Küsimus on sama, lihtsalt jälle 2 erinevat perspektiivi, et sina kui noor täna, mis keelt peab sinuga rääkima? Et inimesed, et sa oleks aldis ja valmis astuma koostöösse või näitama huvi välja. Loomulikult sõltub iseloomust inimese individualismist, kui aldist üldse midagi tegema on, aga mis on see keel, mida sina tahad, et siis keegi, kellega võimalikku koostöösse astuda puudutaks enne, kui sa ütled talle, et tavai teeme? No mina, emakeel on muidugi eesti keel, aga pool oma elust ma olen rääkinud ka inglise keeles seal neti teel, et kui minuga koostööd teha, mul vahet ei ole, kas on eesti või inglise keel, aga peaasi, et mitte vene keel, sest ma väga ei oska. Mulle hullult meeldib Gerdi vastus, sest et see tegelikult vastab ära väga hästi. Noortega võib suhelda nagu iga teisegagi ja see on... Seda me nägime sellel häkatonil ka väga, et sa ei pea talle kuidagi erinevat moodi lähenema, lihtsalt võtta kampa. Jaa, ta on täiesti tavaline inimene. Ei ole nii, et noorus nukas on. Ja, midagi. Et lihtsalt suhtle. Leia see kanal, mida mööda minna ja võtta nööbist kinni või kirjuta Facebooki. Aga kui me räägime väärtuspõhisest lähenemist, näiteks, et ma toon sulle must valgelt, me räägime ainult nüüd sellest füüsilisest keelest, mille poole millega sinuga suheldakse, vaid need väärtused või võtmesõnad, mis panevad sind koostööd tegema, ma ei tea, kas sa tahad ise, et sul oleks arenguruumi, kas sa tahad, et sa saaksid raha, kas sa tahad, et sul oleks mingi tulevikuvaade potentsiaalset projekti juhtida või kuuluda kuskile, kas sa tahad, et saaks tunnustust mingi diplomi või mingi autasu või mingisuguse, et mis on see veel, mis sind tegelikult paneb selle drive'i nagu tööle, mida sa noorena tegelikult otsid? Tunnustus ja nii-öelda tasu on pigem selline materiaalne pool. Koostöös mulle gümnaasiumi füüsikaõpetaja ütles hästi, et ei ole tähtis see, mida sa tead, vaid on see, keda sa tead. Et selles suhtes, et iga koostöö on erinevate inimestega, erinevatel teemadel ja kui mina saan tuttavaks täiesti uue inimesega, näiteks Einariga või sinu, ma unustasin sulle Catherine, et siis mul on nagu väga hea meel suhelda nende inimestega erinevatel teemadel. See annab mulle silmaringi juurde ja see aitab minu maailmavaateid ka peegeldada mõnes mõttes nii-öelda vanemate inimeste ja nooremate inimestega.
et pigem see suhtlus on nii-öelda see motivaator. Multikultuursuses nii-öelda mõne mõttes tasandil. Aga teie kaks, mis te arvate? Nagu me toome siis samasse küsimusse täiend näitena ka selle võrrand, et noori kaasatakse enevatesse projektidesse festivalidel parkimisele, sinna parkimisplatsile koordinaatoriks või tule kontrolli piletid või tassi pinke või korikool topsid. Et miks ei kaasata noori rohkem mingitesse tõsistemasse asjadesse? Meil on siin Eestis ju Tallinnas suur ürituste korraldajaid on neid maailma ilmtäis, kes toovad see maailma staare. Miks ei kaasata noori? Mis see põhjus on? Kas nad ei usalda, et nad see hakkama, kardavad, et ei saa anda vastutust, võib-olla vastutust valmis kandma või taheta maksta või kardetakse, et noor küsib raha või mis see probleem tegelikult on? Miks nad antakse nii nagu selliseid mõne mõttes nagu nonsense ülesandeid? Jah, nad annavad ka midagi juurde noorele, aga mingi hetk on sellest nagu villand. Ma ei viitsi tassida 10 korda aastas pinke. See ei ole midagi mulle. Tahaks näha seda behind the scene materjali rohkem võib-olla. Ja mina arvan, et see üks nendest põhjustest võib olla see kaasamisoskuse mitte puudumine, vaid see, et selle noore kaasamine tegelikult toob kaasa sulle endale vastutuse. Väga suure lisatöö ja peavalu võib-olla, on. Et sa kunagi ei tea, millisesse ämbrisse sa võid astuda, on. Et see võib-olla see sama, mida meie seal lõime, andiski selle, et nad said sellise ise nagu nii-öelda sellise turvalise keskkonna, kus vaadata, et okei, täitsa äge inimene, on. Et kui sa võtadki sealt selle tänava pealt selle noore, sa ei tea elu sees, kas ta kohale ilmub sellel päeval, kui ta peab tooli tassima. Sa ei tea mitte kunagi, kas tal on peavalu või kes ta on või kust ta tuleb või tõesti, kas ta üldse kohale ilmub. Garantiid ei ole see mõttes. Et selles mõttes selliseid nagu võib-olla selline kindlam viis ongi võtta siis mingisugune oma tuttavanja, kes sa tead, et tal on musklit on, et see tool ära tassida, et aga võtavad võib-olla ikkagi selle vastutava inimese siis nende hulgas, keda sa tead, et tal on mingisugune kogemus. Ehk siis see on nagu üsna suur lisatöö lihtsalt kaasajale võtta noor inimene, kellest ta tegelikult mitte midagi ei tea. Et see võib olla. Aga seda tehakse aina enam ja enam, vähemalt Viljandimaal ma olen seda näinud ka selle projekti raames, ikka olen näinud kõrvalt seda, kuidas selle noore ümber tööd tehakse ja nüüd aina enam ja enam on hea see, et noor on ise sellesse protsessi väga tugevalt kaasatud, et see on ka üleüldiselt näiteks noorsootöös on see selline hea tava, et kui me disainime mingisugused tegevusi, mis on mõeldud noortele, et siis noored on ise selle nagu disaini, mis protsessi osa ja mina ise praegu, kui ma hakkasin mõtlema, et kas ma olen praegu kokku puutunud näiteks või et kui palju ma üldse elus olen kokku puutunud sellega, kus noored üle lasevad, siis pigem ikkagi minimaalselt. Pigem ikkagi iga vähe lasevad üle. Või aeg-ajalt ikka, aga täiskasvanud lasevad ka. Ja absoluutselt. Ja muidugi mõlemad pooled lasevad, aga lihtsalt see just nagu ükskõik, kas sa kaasad noort, kas sa kaasad täiskasvanud, lihtsalt mingisugust vabatahtlikku inimest, et kui ta on nagu sinu jaoks võõras, sul ei ole mitte mingisugust varasemat suhtlust temaga olnud, et siis... Huvitav, kas võib olla see ka, et noorel inimesel on olnud vähem seda mainekujundusaega? Sest et vaata, kui sa kaasad kellegi täiskasvuna, kes on 40, ta 20 aastat juba tööd teinud, sa enam-vähem ikka oled kuulnud, kuidas ta seda tööd teeb. Noor, kes on 17, ta võib-olla ei olegi veel, et sa tegelikult ei tea. Seal on ikkagi võib-olla pigem see tuttav noor nii-öelda, et aga väga paljud sündmused, nagu sa ütled, et suured sündmused toimuvad, tegelikult nad kaasavad, aga pigem tõesti siis juba siis, kui see sündmus on valmis loodud ja on juba korraldus viimases protsessis, ehk siis see sündmus hakkab pihta juba. Siis nad kutsuvad nad kokku, teevad mingisugused need sellised infopäevad, kuidas seal käituda, mis sinu roll on ja ongi kõik. Aga jah, meie mõte oli see, et ta juba korraldusprotsessis kaasub. Noorte kaasamise puhul on see äge asi, et nad mõtlevad hoopis, nad võivad mõelda täiesti kastist välja. Ja ma olen ka, Viljandimaal ma olen mingite asjade puhul andnud noortele väga suure vastutuse mingi ürituse organiseerimisel ja nad on alati saanud megalahedalt hakkama ja neil on tekkinud sellised mõtted, mille peale mina tulnud ei olekski. Nii et tegelikult
enda kaasamine on lihtne suht. Ja kogukondade poolt võib-olla, ka see on võib-olla see, et alarma on, et nad ei taha, nad ei ole tihtipeale valmis nendeks kastist välja mõteteks. Ehk siis nad ongi harjunud oma rutiiniga, seal on hea mugav olla, igal aastal me oleme oma kihelkonna päeva pidanud niimoodi, et ei tule keegi siia ja ei ütle meile, et me peame seda hoopis teistmoodi tegema. Et ka see, et need kaasajad avaneksid ja vaataksid, et tegelikult see on päris hea mõte ja tasub proovida. See on huvitav asi, milleni ma arvan, väga paljud täiskasvanud inimesed mingi hetkel jõuavad, kel avaneb võimalus töötada kas juhtiva positsioonil, olla ise ettevõtja või näiteks võib-olla osta ka sisse teenust kellelgi, kellest saab koostööpartner. Kui on ülesanded, mille täitmine mul juba monotoonselt automatismi välja arendatud ja süsteem ka olemast, nii-öelda template, mille peab ma seda kogu teen, see SOP, Standard Operation Procedure on siis ettevõttes sees. Ja kui mul on teada täpselt, mida ma teen ühe episoodi nimel alguses peale kuni lõpuni välja, kuni on viimane tegevus selle episoodi avalikustamisega või turundamisega. Ja nüüd, kui ma pean kellegi appi võtma ja hakkama talle õpetama seda kõike, siis see on nii suur ressurss, ma lihtsalt teen ise ära selle. Ja see on minu täna suur miinus, mis ma võtta kedagi appi. Ma tegelikult väga vajaksin täna abilist. Ja teine pool, ma tegelikult tahaks noort võtta, et talle õpetada seda, mida ma teen. Ma teen 7 aastat juba podcast nagu väga suurel, nagu kõrgel tegelikult okei taseme. Ma ei tea kuskil igapäevas stuudios, aga see formaat on olemas, kui me tahame stuudios minna õppima. Aga et pakkuda noorele kogemust, nagu real life kogemust, tule ole kaassaatejuht. Ma olen teinud seda ja samamoodi. Tule ole, pakkus võimalust. Aga minu hirm on see, et nad tahavad võib-olla raha saada. Sest mul alati ei ole käive nii hea, et ma saaks kohe kedagi appi võtta. See on minu kiiks vaata. Et inimesed hästi erinevad, mille taha nad tegelikult jäävad enam hirmudega. Ja ma ei pöördu kellegi poole, sest esiteks ma ei tea ühtegi kohta, kuhu kirjutada, et kuulge, ma tahaks abilisi. Teiseks ma kardan, et seal läheb mingi tohutu kulukaks. Ja kolmas on siis see, et kas ma päriselt olen valmis kulutama aega õpetamisele, kui ma saan seda ise teha ära 4 korda kiiremini. Aga see ainult alguses. Pärast kui sul on hea SOP kirjutatud, kui sul on isegi halb SOP kirjutatud, siis sul on ülilihtne tegelikult enda pardale võtta inimesi. Ja see kulu on ainult sinu ajakulu tegelikult. Sest et ma ei tea, kui palju sina oled tööd otsinud näiteks, aga ma olen väga paljude noortega kokku puutunud, kes ütlevad, et mind ei võeta lihtsalt tööle, mul on ülitore inimene, aga mind ei võeta, sest mul ei ole mitte mingisugust kogemust. Ja nad on tihtipeale nõus lihtsalt selle tohutu kogemuse nimel töötama täiesti ilma rahata ja saamagi selle vabatahtliku nii-öelda, et sa oled kõva mentor neile, kes iganes, kuhu nad lähevad, on ju nende jaoks täiesti nagu selline arvestatav mentor on ja see läheb nendele töökogemusena kirja. Ehk siis nagu, kui sa lähed ja kandideerid tööle ja sul on CV tühi, et ma käisin seal koolis ja nüüd tahan sinu juurde tööle tulla versus see, et sul on sinna pandud, et ma olen Kris Kala juures olnud seal podcasti assistent. Seal on nagu nimi või tegevus sees. Ja see on loogiline, enda samamoodi. Ma reaalselt olen vist aktiivselt otsinud tööd, ma arvan 3 aastat täna nagu taustal. Tegelikult tahaks minna, puhtalt finantsi tõttu tegelikult tahaks minna ja seda aru ei saa. Ei saa lihtsalt mitte kuskile. Ja see pole mõte, mis toimub. No võtta, sa pead ka minema kuskile vabatahtlikuks ja minema ütlema, et tere, ma olen Kris, ma tahan teha selliseid asju, see on minu suur unistus, kas ma saan olla teie juures vabatahtlik. No, ja siis oledki 2 kuu pärast seal tööl lihtsalt ja nii ongi. Siis palun väga, visake mulle see maagiline kutse seal lauale ja ma tulen ja panustan. Ja, sa pead ise otsima endale selle koha, kuhu sa minna tahad. Ei oska otsida, ma arvan, et see on paljude probleem ka tegelikult, nii noorte kui vanemate, ma ei tea, kust otsida, mida teha. Ei, mitte, et kust otsida, vaid et mis see unistus on, mida sa teha tahad, mis tööd sa teha tahad ja sinna minegi. Ja ikkagi maakondlik arenduskeskus on ju see koht ka tegelikult, kuhu minna rääkima nagu, isegi Tallinnas kindlasti on. Muidugi. Mul on õnneks see, et mul on, ma käin Tallinna Tehnikaülikoolis ja mul peaks olema tunniplaanis 6 kuud praktikat ühes firmas, et see annab mulle nii-öelda avatud ukse vähemalt ühte sinna nii-öelda oksa. Ja, just. Sul on kohustus ära teha see nii-öelda see mõttes. Aga see praktika koht tasub ka alati vaadata selline, et mitte nii, et mul on see praktika teha, ma võtan mingisuguse koha, kus selle lihtsalt nagu ära tiksuda just. Meil on kindla teemaga.
et aga võtadki sellise koha, mis oleks võib-olla sinu unistuste töökoht. Meil on nagu kindla teemaga, me peame kirjutama ka, mis me teeme seal, et meil lihtsalt ei saa tiksuda seal. Ma arvan, et kui sa tahaksid endale mõne noore leida siia podcasti, siis see oleks kindlasti probleem. Üks avalik üleskutse ja neid tuleb. Ja, ei no võimalik, täitsa võimalik. Okei. Tuleks selle juurde, et mis seal siis sellel hackathonil nagu toimub? Ma tahaks nagu natuke detailsemalt aru saada. Ma ei tea, kui palju saate nagu avalikustada, võib-olla see on liiga saladene info. Et aga tahaks nagu aru saada, et natukenegi, mida te nagu teete. Aga enne kui sellele vastama, panen telefoni laadima. Kas te tahate vett juurde vahepeal ka äkki? Ja, mina sooviks. Ma valan siis juurde. Ehk siis tuleme selle juurde, et mis seal siis toimub nende suletud uste taga. See on nagu see mingi seriaal oli. Et suletud uste taga, mis seal toimub, paljastage siis Magic That Is Happening. See on megalahe formaat. Kõik. Rohkem pole öelda. Päris suur rõhk on pandud sellistele soojendavatele tegevustele, et luua seal selline ühtne hoidev atmosfäär, et luua kultuur. Üleüldse igasuguse töö puhul, ma arvan, on esmatähtis. On see isegi mitte see, mida tehakse, vaid eelkõige see, kuidas tehakse. Kuigi ka see on väga oluline, mida me teeme, aga kõigepealt paneme paika selle, kuidas me seda teeme. Ja siis see oligi nii, minu ja Urmo roll oli luua seal see atmosfäär. Tegelikult meie kõigi roll. Me lõime sellise hästi nagu siukse, Urmoga me ennem rääkisime läbi ka, see teine moderaator ja tegelikult Katrin oli seal päris tihti kõikide ees, et me mingis mõttes mudeldasime omavahelise suhtlusega ka seda, et kuidas me tahaksime näha nende kogukondade suhtlust ja meie omavaheline suhtlus oli siuke hästi chill, et see oli ikkagi selles mõttes, et eelarveline suur korraldatud asi, aga see, kuidas me ise võib-olla sellesse suhtlusime, oli ikkagi niimoodi, et me oleme siin kõik koos, teeme nüüd kõik koos neid ägedaid asju ja ma ei tea, see töötas. Et meil... Ja, see ei olnud nagu selline mingi raamidesse surutud mingisugune ametlik asi, vaid et pigem selline lõbus nädalavahetus väljas. Jah, täpselt. Et nagu sa ütlesid, vaata enne podcasti algust ka, et plaan on olemas, aga nüüd viskame plaani aklust välja midagi sellist. Põhimõtteliselt sama, et meil ikkagi, me olime väga detailideni läbi mõelnud kogu selle kava. Minuti pealt. Minuti pealt see oli kureeritud, aga ikkagi me ise vist meie loomoomaselt me pigem oleme vist ka sellised inimesed, et me toimime päris hästi sellises voolavas, natukene spontaanses õhustikus ja ikkagi me nagu järgisime seda kava. Aga tegelikult tekkis olukord, kus osalejad väga ei pidanud kella vaatama. Ehk siis see oli ka üks hästi selline vabastav asjaolu minu arust. Et meil ei olnud väga kellaajalisi asju. Et see kell pead seal olema, nüüd on 15 minutit pausi, kõik selle oli nagu hästi voolav. Ja siis oli loomulikult see hackathoni osa on, kus tiimid olid laudad ümber, neil olid see struktuur ette antud, et kuidas oma neid ideid arendada, mentorid olid juures ja toetasid. Ja siis vahepeal oli jälle hoopis midagi teissugust, et kus me tegime seal näiteks selline õine programm oli päris lahe, et meil oli Suure-Jaanis oli ööspa, kus olid siis saunarituaalid ja viktoriin ja mingi selline asi ja siis pärast seda meil oli üks üllatusesineja Viljandist Brett Hiob. Mega lahe, hästi lahe inimene. Mängis viiulit ja tegi selliseid laulumänge ja üli lahe. Ja siis pärast seda meil oli öömatk, ehk siis kuskil 1:30 öösel tuli buss sinna, kõik see toimus Suure-Jaani noortekeskuses peamiselt, aga ka siis Suure-Jaani koolis ka osad tegevused, aga ühesõnaga see kodu, mille me teadlikult lõime, siis oli seal Suure-Jaani noortekeskuses, seal toimus ka siis suurem osa häkkimisest ja siis kuskil 1:30 öösel pärast Bretti esinemist tuli buss ja kogu grupp, praktiliselt kogu grupp, kõik liitusid, see oli juba, see õinematk oli vabatahtlik, see toimus öösel, aga praktiliselt kõik liitusid sellega ja siis nemad viidi kuskil kilomeetri 1,5, mitte väga kaugele. Vähe, natuke sõita. Veits oli ja ühesõnaga siis seal ootasid neid siuksed väga oskuslikud matkajuhid, kes olid ette valmistanud sellise õise programmi, kus me siis matkasime kuskil 1,5 kilomeetrit laternatega läbi metsa. Seal oli selline väliküünleid pandud, olime ringis, tegime seal siukseid mänge, siis oli glõgi oli valmis tehtud. Ehk siis sellist nagu pehmet osa, mis justkui nagu võib-olla pealt näha võib tekitada küsimus, et okei, et kuidas see on hackathoni osa, aga see on väga-väga oluline osa. Ja ta ühendab. Ja see oli neid ühendavaid asju oli tegelikult väga palju. Et see just kui see 25 tundi oligi nagu töine,
aga see vaheldus hästi nende ühendavate tegevustega, mis olidki inspiratsiooni esineja oli meil veel päeval enne seda, kui üldsegi nad sõid kõigepealt tuttavaks Urmo ja Einari juhendamisel, siis oligi meil lõunasöök, inspiratsiooni esineja, kes siis rääkis oma lugu, kuidas ta põhimõtteliselt teeb ka 0-st 1000 asja. Ja pärast seda siis läks nii-öelda töiseks ja siis ka see õhtune programm tegelikult oli just kui siduv, suhtlust võimaldav, kõik need asjad, mis on siis vajalikud selle jaoks, et sa saaksid kogukonnas edasi tööd teha ja inimestega veel rohkem tuttavaks ja veel sügavamati tuttavaks ja näeksid, mida keegi oskab ja milles keegi tugevam on. Ja see tegelikult kestis ju järgmise päevani välja, et meil see öömatk lõppes niimoodi, et 4-st jõudsime koju. 4-st jõudsime koju ja 8-st oli juba hommikusöök. Et kes tahtis, sai 4 tundi magada, aga siis 8-st oli hommikusöök ja siis läks tegelikult lifti kõned ja kõik see nii-öelda viimase päeva asi edasi, et ja esitlused ja kõik see. Ja auhindamine, et kokku andsime välja 6 auhinda, 3 Viljandimaal ja 3 Jõgevamaal mõlemas maakonnas, üks siis peaauhind, mis oli 2000 € oma idee elluviimiseks. Ja nagu ennem alguses sai öeldud ka, et see ikkagi see kõige suurem võit oli ikkagi see uus viis teha koostööd ja on rõõm tõdeda, et minu teada kõik tiimid, kes osalesid, siis ka need, kes seekord auhinnatud ei saanud, nemad ikkagi jätkavad oma tööd, oma koostööd ja see on kõige lahedam asi selle asja juures üldse. Ja see koostöö tegelikult on, see üks osa sellest kõigest oli see 25 tundi, aga tegelikult on niimoodi, et me heas mõttes ei jäta neid kogukondi enam rahule, mitte kunagi. Et nad põhimõtteliselt, me teame, mis neil plaanis on, meie töölaual on projekti kirjutamise võimalusi, et näete, siin on raha selle jaoks, et te saate oma idee ellu viia. Siin on selline koolitus, mis võib-olla teid aitaks, et nagu me suhtleme nendega jooksvalt edasi ja anname neile oma häid mõtteid selle jaoks, et nad saaksid selle idee ellu viia ja veel rohkem. Et mitmetel kogukondadel on tegelikult tulnud juba lisamõtted sellest hackathonist, et mida veel koos teha ja see on ainult rõõm, et nad tegelikult toimetavad, et ei olnud niimoodi, et 25 tundi lõpeb. Okei, me saime selle enda asja korraldamiseks raha, et teeme selle ära ja ongi kõik. Kert, kuulsid jah? Sind ei lasta niisama enam ära. Teate, I know your live lihtsalt. Las olla, mulle sobib. Mis Kert kaasa võttis sealt sellest üritusest? Oleks huvitav kuulda, et sina osalesid seal osalejana, et mis sa sealt enda jaoks nagu kõige rohkem kaasa võtsid üldse? Mina võtsin kaasa uue kogemuse ja palju uusi suhteid. Selles mõttes, et teistest kogukondadest mul olid üksikud tuttavad isikud ja see aitas, pigem mul aitas rohkem sisse sulanduda nendesse kogukondadesse ka. Selle 25 tunni jooksul see oli mugav, see oli avatud raamidega minu arvates ja kõik oli nagu soe tunne oli, kodune tunne, et sa lähed lihtsalt inimese juurde, sa suhtled, eriti need alguses 2-3 tundi erinevate inimestega suhtlemist, see andis nii-öelda järgmisele 22 tunnile juurde, et sa lihtsalt ei istunud seal nurgas, vaid sa ainult vestlesid, su mõtted peegeldusid, sa said uusi ideid, uusi vaatenurki, et selles suhtes, et mulle isiklikult andis see juurde silmavaadet ja uusi kogemusi ja vestlusi ja siis uusi nii-öelda mõtlemisviise. Ja see, mis Kert välja tõi, tegelikult juhtus ka teiste kogukondadega, mis ei olnud tegelikult meie algne eesmärk, et kogukonnad omavahel nii-öelda tutvuksid, aga tegelikult see juhtus lihtsalt. See tuli nagu boonusena juurde, et seal ka kogukondade vahel tekkisid erinevad koostöömõtted ja suhtlus, et see oli nagu veel ekstra äge. Aga kui nüüd on kuulajad ja vaatajad, kes seda kuulavad, sõltumatu nüüd vanusegrupist või nende soost või orientatsioonist, siis nüüd mõtleb selle peale, et aga jube äge, et kõlab, ma tahaks ka midagi sükest kogeda või ma tahaks pakkuda oma lapselapsele või oma lapsele või kellele iganes tuttavale sükest võimalust, siis mis nüüd edasi saab? See tuleb. Selles mõttes, et tasub silmad kõrvad hoida lahti, et see mudel läheb rakendusse. Meil oli piloot lihtsalt. Praegu oli piloot, jah. Ja see vist oligi umbes nii, et kui see läheb õnneks, siis läheb käiku ja läks õnneks
ja on käigus. Järgmine aasta toimub neid juba 6 tükki. Üle Eesti? Üle Eesti, jah, erinevates maakondades. Siis kokku 20 tuleb 20. Neid, et järgmisel aastal on siis esimesel poolaastal on hange, et leida siis tegijad, et need ei pruugi olla meie. Aga me kandideerime ikka. Kindlasti. Ja siis see lähebki üle eestiliseks, nii et siis kõikides Eesti maakondades tegelikult, et osad võib-olla liituvad ka kokku, nii nagu meie Jõgevamaaga liitusime, et neid kogukondi leida. Kogukondade leidmisel oli ka meil veel, mis ma enne ei maininud, üks selline, et sellist nagu totaalset katvust tekitada. Oli meie unistus, et kõikidest KOV-idest, näiteks Viljandimaal, osaleks vähemalt üks meeskond. Ja see läks peaaegu täide. Ehk siis Jõgevamaalt ühest KOV-ist ei tulnud ja Viljandimaalt ka täpselt ühest KOV-ist. Aga tegelikult see nagu kattis maakonna päris eri nurkadest nende teadmistega juba. Et see oli ka nagu üks. Jah, et igast vallast üks kogukond ja. See on ka edaspidi eesmärk. Aga selle kohta lugeda kuskilt kodukalt eraldi või võimalik ei ole mingit blogiartiklit. Mitu kohta on, kus saab lugeda. Kõigepealt Sakalas. Sakalas on artikkel sellest Jõgevamaa ja Viljandimaa noored ja kogukonnad lõid uue koostöömudeli või midagi sellist on selle nimi. Paneme selle viite kuskile inimestele kirjeldusse ka siia, et saavad vaadata seda. Jah, siis on Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored kodulehe külje peal, see on meie see projekt. Siis on KÜSKI kodulehel on see. Projekti pesa ongi tegelikult KÜSKI ehk Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kodulehe peal, see on kaasa noori, on nüüd eraldi selline menüüpunkt, mille alt on võimalik leidagi erinevaid noorte kaasamisega seotud materjale, projekte ja kõike muud infot ja ka Häkatoni info on siis seal üleval, et ka Kodanikuühiskonna Sihtkapitali uudistes ja sellistes kanalites on ka saadaval. Jep, ja praegu käib ka planeerimine, et tõenäoliselt millalgi järgmine aasta, aga et maahommikus ka. Kuna ongi, et selles mõttes, et selle Häkatoniga nüüd see ei olnud ühekordne asi, et see on läbi, see oli start. See uus mõtteviis on nüüd tegelikult juba saanud Eestis alguse ja juba need asjad nii-öelda kuskil seal küpsevad ja selles mõttes, et me ikka ka Kätriniga ei loobu, et me lükkame seda asja edasi. Ja siis põhimõtteliselt tekibki üle-eestiline võrgustik, sellepärast, et kõikides maakonnades on ju tegelikult arenduskeskused, nad on küll erinevate nimedega, Tartus on ärinõuandla ja nii edasi. Aga põhimõtteliselt on mind ja Einarit ju tegelikult meid on mitu. Me oleme igal pool. Teid jälgida saab või kust kätte saab? No meie oleme Viljandimaa arenduskeskuses. Meid leiab kõige paremini sealt, aga maakondliku arenduskeskus leiab igast maakonnast. Ja igas maakonnas on see olemas ja seesama asi, mida meie teeme Viljandimaal on ju tegelikult üle-eestiliselt, ehk siis kui see Häkaton ka nüüd laieneb üle Eesti, siis tegelikult kõik need spetsialistid, kes on üle Eesti, nii nagu meie, on ka siis pärast need tugiisikud, ehk siis täpselt samamoodi see skeem peaks niimoodi toimima. Et kui need kogukonnad ja noored on kokku viidud, siis neil on nagu selline taustatugi nagu kogu aeg olemas. Me rääkisime saate eilselt ka teie kahega sellest, et te nägite nagu üksikud nagu suuremaid muutuseid. Lihtsalt mõned välja tuua äkki Gert tahab ka täiendada, et kui vaadata nüüd seda, et mis oli see ootus, mis oli see eeldus ja mis siis tegelikult tulemus oli ja millised need suurimad muutused nii noorte kui ka vanema generatsiooni või ütleme siis täiskasvanud inimese esindajate seas, et kas oli seal mingisugune mõttemustri muutus või oli seal siis, et maailmapilt läks nagu silmaring avarnesena või kas oli midagi välja toodud eraldi või mis te märkasite ka, mis tegelikult inimestes nagu shifti tekitas? No kogukondade poole pealt kindlasti see, et nii nagu ka tagasisides välja toodi tegelikult see, et nad ei teadnudki, kui ägedad noored neil kogukonnas elavad. Et see nagu kindlasti nüüd laienes üle maa. Ja noorte koha pealt sama asi, et ennem äkki ikkagi vaata, et noori koheldi kogu selle ürituse vältel ja ka nüüd jätkuvalt nendes töörühmades kui võrdseid osalisi. Ja mina nägin enesekindluse kasvu ja see samamoodi seda mingit sellist sära nende osalenud noorte silmis, et ma arvan, et see on üks hästi oluline osa.
Tead, see võrdselt kohtlemine ei ole üldse ainult noortega seotud, aga noortel on see väga oluline. Aga ma mõtlen selle peale, et kui ma olin väike, ma ei tea, ütleme 5, 6, 7 aastane, isal käis sõber kogu külas, vene sõber, eks ole, vene rahvusest, mina taga suheldud ei saanud, sest ta rääkis vene keelt. Aga ma mäletan iga kord, kui ta tuli külla, ta teretas mind kättpidi nagu suurt meesterahvast ja minust tekitas see tohutut nagu sükust tunnet nagu, et kõva mees vaatama. Et nagu respekti tunne tekkis, et mind võetakse kui võrdselt, kuigi obviously meil laps on, aga see, et ta surus kätt väikse poisil niimoodi nagu suure mehel, oli minu jaoks nagu hästi nagu tunnustan märka mäletan. Ja nüüd vanemas eas ka ma olen märganud seda, et olles kokku saanud siin podcasti vältel, ma ei tea, ma arvan üle 300 külalise vestelnud. Alustades võib-olla inimest, kes on täiesti tundmatud, lõpetades siin, ma ei tea, Peep Painud ja Kaido Pajumaad ja Urmas Sõõrumaadega. Siis näha seda, kuidas need inimesed võtavad mind kui endaga võrdset. On mind ka täiskasvanuna tekitanud tohutu enesekindluse. Nagu, et vau, Urmas Sõõrumaa on kuidagi nii chill. Ta üldse ei vaata viltu mind. Päris inimene. Ja see jätku, ja see ei lõppa ainult saate formaadis, see ei ole nagu näiline maski kandmine, me siin näitame sulle, me võtame üksteist võrdselt, vaid see jätkub. Peimust on väga hea sõber täna. Või lapse kooli minnes aktusel. Nägin Urmas Sõõrumaad. Ütlesin, tere Urmas. Tšau Kris. Kus sa siin teed? Mul on ka lapselap siin koolis. Noh, et see kontakt jääb alles vaata, et ei ole kuidagi nii, et ta ühiskondi, kui ma seda venda eiran, sest et see oli ainult ühekordne projekt või kokku viimine nii-öelda. Ja pärast ma sinuga suhelda nagu ei taha. Et see respekt nagu jääb. Et see on nagu hästi kiftanud. Ja nagu Gerd Kavel tõi tegelikult, et need suhted on, mis tekivad ja need, mis sul on ja need jäävad tegelikult on. Et see lõpuks, ma ei tea, sa 10 aastat hiljem vaatad, et võt see suhe, mis mul seal tekkis, on selle jaoks oli oluline. Et sa saadki kellegiga tuttavaks, kes tegelikult sulle toobki tulevikus nii sina talle kui tema sulle erinevat kasu ja väärtusi. Jah, et me ei näe alati kohe seda erakordset mõju, mis ongi, mis kelle iganes puhul vaata, kui meid koheldaks austusega, see alati jätab meis jälje. Aga et selles noores ka kahtlemata, et kui teda võetakse kui võrdset partnerit, et nagu sa ka oled tegelikult olnud ju mitu näidet ka juba saate jooksul täna enda minevikust, mis tulevad sul väga eredalt meelde, et kus sind kaasati kui võrdset partnerit, kus sind koheldi austusega. Et see hackathon võib-olla on ühest küljest üks selline hea formaat, kus noored saavad seda mingis mõttes kogeda. Aga et selline nii-öelda austav käitumine võimestab ükskõik keda, ükskõik millises kontekstis alati.